Tere, täna räägime nahast, millised on erinevad nahatüübid ja kuidas siis valida endale sobivat toodet, mida selle naha peale määrida. Jaa, sest et me ju hakkasime nüüd blogi tegema ja see on kõige nagu sellisem küsimus, mida kõik tahavad teada, et mis nahatüüp, kuidas aru saada, mis on minu nahatüüp ja mida kasutada. Aga ma ei saa selleni minna enne, kui ma ei seleta ära, mis on nahk. Nahk on meie kõige suurem organ. Nagu koolis. Ja tal on siis kaitsefunktsioon, eks ju. Ta on siis barjäär väliskeskkonna ja sisekeskkonna vahel. Nüüd, ma olen hästi palju kuulnud, kuidas inimesed ütlevad, et polegi oluline, mis kreemi sa määrid, sest kõik hakkab sees poolt. Ja see on viimasel ajal veel eriti palju kokku tulnud see, et ainult seest poolt. Ja see on õige, aga sellel on üks nõrk koht. Ja see nõrk koht on see, et kõik vitamiinid, mineraalid, ka niiskus läheb valdavalt meie teistele organitele ja kuna nahk on see kõige välimine organ, siis ta jääb ilma. Ja kreemi me panemegi sellepärast peale, et pealt poolt toetada. Et muidugi see on tähtis, mis me sööme, aga me peame nagu andma pealt poolt ka midagi, eriti just teatud nahatüüpide puhul. See on nii selge ja tegelikult nii lihtne, kui seda seletada, aga inimesed ma arvan, et ei mõtlegi üldse niimoodi. Noh, et kõik on tähtis, on ju. Aga nahk siis ise on siis koosneb epidermis, termis ja hüpodermis. Ja kui me räägime naha hooldusest, siis me räägime põhimõtteliselt epidermisest ja hästi natukene termisest. Ehk siis peamine tihti. Ja see epidermis jaguneb siis veel sarvkihiks, eks ju. Noh, seal on põhimõtteliselt rasu ja jääkained ja surnud rakud, aga epidermises käib elu. Kas sa tead või mis sa arvad, kui paks epidermis on? No ma arvan, et kõige pealmine kiht on hästi õhuke ja siis, no ma ei kujuta ette, mis seal anna mingi vihje. Ma pakuks nii mööda selle. No mina tegelikult ehmatasin ära, sest et kui ma kuulsin või lugesin, et epidermis kõige õhemates kohtades on 0,1 millimeetrit. See on sama õhuke kui paberileht. Oh jaa. Ja kõige paksemates kuskil 1 millimeeter. Need on siis kannad ja noh sellised eks ju põlved. Olekski tegelikult seda ühte pigem pakkunud, aga 0,1 ma poleks nii õhukest elu ilmas mõelnud. Ja mõtle nüüd selles 0,1 millimeetri paksuses kihis on tüvirakud. Need on need rakud, mis paljunevad. Et eriti küpse naha puhul me hakkame rääkima sellest, et me peame kasutama tooteid, mis kiirendaksid rakkude uuenemist. Ja need ongi need tüvirakud ja see toimub 0,1 millimeetri paksuses kihis 28-35 päeva. Et see on natukene nagu selline toota, et täiesti võimatu tundus. Läheb sinna, et nagu mis asi on kosmos või mis asi on universum. See hoomamatu selline, eks ju. Ja lisaks siis selles 0,1 millimeetrises epidermises, noh osad muidugi epidermise kohad on paksemad ka, see on kõige õhem. Seal on veel pigmendirakud ka. Ehk et sellepärast saabki kreemidega pigmentatsiooni vähendada, et see liigne pigment tekib ka epidermises. Ja seal väga palju muud ei ole. Ja nüüd, kui me liigume siis termisesse, siis termises on juba veresooned, on karvanääpsud ja seal on ka kollageen ja elastiin. Ja need on siis ka need, kõik räägivad, et kreem peab seda kollageeni ja elastiini ikka nagu kasvatama ja juurde tootma. Ja, aga tegelikult kreem termisesse ei lähe, vaid ta läheb sinna olenevalt molekuli mõõdust. Kõige väiksemad molekulid jõuavad sellesse kohta, kus epidermis ja termis saavad oma vahel kokku. Ja sealt nad mõjutavad siis allapoole seda kollageeni ja elastini tootmist. Aga kreem ise sinna ei lähe? Ei, võib minna nanotehnoloogiline. Nanotehnoloogia on siis selline, et kui sa mõtled, et tavaline ainemolekul on näiteks tükisuhkrusuurune, siis nanoosakene on tuhksuhkrusuurune. Ja seda ma lihtsalt ka pean ütlema siin kohal ära, et inimesed kogu aeg nüüd aastal 2019 ja 2020 käib natukene selline inimeste hirmutamine ja minu meelest ta ei tohi teha. Ja see hirmutamine on siis selline, et öeldakse, et kasutage ainult looduskosmeetikat sellepärast, et muidu te ei tea, mis satub teie vereringesse. Kallid inimesed, kreemid ei lähe teie vereringesse. Nad on põhimõtteliselt epidermises.
parimad neist jõuavad sinna epidermise ja termise ühenduskohta ja suudavad mõjutada seda, mis toimub termises. See on hästi oluline. See on väga huvitav, sest ma julgen öelda võib-olla 15-aastane näiteks siis. Ja tehti meile koolis mingisugune kreemitamise õpetus, siis mingisugune koolitus. Ja ärge pange endale silmakreemi silmalau peale, sest see läheb silmamunadesse. Siis tule taevas. Silmamunadesse seda ikka ju kuidagi minna ei saa ju. Ja tegelikult ei ole vaja ikkagi panna silmalau peale, aga hoopis teisel põhjusel, eks ju, sest et siin on nii palju rasu on ju, ja sul võib lihtsalt paistetust tekkida. Aga kui ta juba isegi näha kõikidest kihtidest veresoonteenigi ei jõua, et siis ei tasu ikkagi hirmutada ja mõelda mingeid asju välja. Ja et on muidugi nahahooldus ei ole nii reglementeeritud, kui on toiduainetööstus või meditsiin, et seal on leebemad nõuded, aga ikkagi ei pea kartma, sest et enamus molekulid tõesti on nii suured, et nende osas ei ole ohtu meile.